Tere kõigile! Mulle kirjutas üks vaataja, et Sten, kas sa saaksid äkki näidata, milline kalastusvarustus sul on? Ja siis ma mõtlesin, et see on päris hea idee, kuna mul on niikuinii vaja kalastusasjad üle vaadata. Sellepärast, et viimati ma kasutasin aasta aega tagasi neid enne talve. Et peaks niikuinii üle vaatama, mis mul olemas on, mis mul ei ole olemas. Mõtlesin, et teeme seda koos. Kõik koos. Aine Reti. Jah. Kes veel ei tea, siis Reti on täiesti pime loom. Noh, selles suhtes ta ongi pime. Anyway, mul on hästi korras garage, of course. Ma pean vaatama üle, mul on siin mingid mandid. Ja siis kahjuks on ülejäänud mant on teises garaažis, seega ma käin üle, vaatan läbi, kus kohas mis asjad on. Ja siis toon nad siia laua peale ja siis me vaatame koos üle, mis asjad mul on, mida ostma peab ja ma seletan läbi, mis asi mille jaoks on täpsemalt siis. Et miks ma seda videot teen on see, et täna on 10. mai ja täna on haugi püügi keelu aja viimane päev ja haug on mu lemmikkala, mida püüda, kuna teda on palju ja ta teeb head sõitu, eks ole. Loodetavasti ma olen enamuse enda haugiga seotud või siis röövpüügi varustuse siia laua peale saanud ja ma nüüd siis vaikselt näitan teile ja endale avastame koos, mis asjadega tegu on. Nii, mul on siis enamjaolt, millega ma käin kalal, on 3 õnge. Igaüks on erineva otstarbega siis ja erineva testiga. Esimene õng, mis ma teile näitan, on siis minu Chergi ritv. Ja selle ridva, ma ei tea, kas see siia peale jääb. Jääb ta näha või ei jää. Aga see on mõeldud hästi suurte lantide viskamiseks. 40–140 grammi landid. Ainult 1,5 meetrit pikk. See on siis puhtalt haugipüügi jaoks mõeldud Chergi ritv. Hästi jäme nöör on peal. Hetkel on mingi suvaline lant otsas muidugi mul. Landid siis enamjaolt, millega selle Chergi ritvaga, kes ei tea siis, et Chergi ritvaga enamjaolt kasutatakse taoliseid lante. Mõlemad on niisugused päris pirakad, elukad. Need on isegi kerged, väiksed. See kaalub 32 ja see kaalub polegi kaalu peale. Ühesõnaga niisugused vähe suuremad landid. Mulle endale üks lemmik landi värvustest ongi siis kollane, roheline ja punane, millega ma väga paljusid hauge kaldale olen toonud. Järgmiseks ridvaks on siis mu tavaline, millega ma käin siis. See on siis see, mis mul igal pool põhimõtteliselt kaasas on. See on mõeldud mul nii haugi kui ka ahvena püügiks. Järjekordselt, ma ei tea, kui hästi ta siit võtab üles seda testi, aga tegemist on siis 8–32 grammi ridvaga ja sellega ma loopin siis kõiki lante põhimõtteliselt. Sellega saab loopida niisuguseid raskemaid haugikaid ja ka kergemaid ahvenlante. Lihtsalt ma ise mainin nüüd korraks, et ma ei tea, kuidas teiega on, aga mulle endale meeldib iga aasta uus nööri tamiil. Ma ei tea, kas tamiili peaks, aga iga aasta peaks, minu arust vähemalt, peaks nööri välja vahetama. Siis, või ütleme, et mis teil pooli peal on. Näe, mu pime koer kandis vastu posti kogemata. Juhtub raituskin. Selle sama Chergi ridvaga, mis ta on, mis ma just näitasin. Sellega mul juhtus niimoodi, et viskasin, need landid on päris kallid siin, mis siin on. Et ma kogemata viskasin päris mitu tükki otsast ära, sellepärast, et nöör läks pooleks lihtsalt. Viskasin lanti, läks ploks, nöör läks pooleks. Panin uue landi otsa, tegin kõik rakendused asjad korda. Viskan uuesti lanti, plaks, läks pooleks. Siis katsetasin, võtsin siis nööri 2 käe vahele ja tõmbasin nüüd pingule ja läks nagu pude, oma eluaja ära elanud. Ei soovita väga kaua nööri hoida. Okei, läks 10 eurone või 20 eurone lant, ma ei tea palju maksavad täpselt. Aga mõtle, kui oleks mingisugune hea haug otsa ka veel tulnud, siis oleks nagu eriti kahju olnud. Nii et pigem kord hooajas, mis see nöör maksab 6 eurot. Vahetage nööri, ei jää lantidest ilma ja nii edasi. Viimane ritv on siis mu ahvena püügiritv. Puhtalt ongi ahvena lantide loopimiseks ning ahvena püüdmiseks. Sniper Spin 15. Ei ütle mulle mitte midagi, ei ütle teile mitte midagi. Test on 3–15 grammi. Ja sellega on siis, ahvena püügil, nagu enamus inimesed meist tõenäoliselt kasutan ka mina spinnereid või neid, oli vist nimetus spinner nendel. Nii, vaatame korraks. See on siis mu lemmiklantide karp hetkel, mis mul igal pool kaasas on. Ja nagu kõik siis see ahvena ritv on mõeldud siis selliste lantide loopimiseks, mis on siis Blue Fox peaks olema, jah. Super Vibrax Blue Fox ahvena landid.
nii, aga mul on põhimõte nüüd see, et ma tahan, see oli mul korraks reisile minekuks. Ma tegin sellise kasti endale. Siia panin oma landid. Tavaliselt mu landid käivad ikkagi siin kalakastis ja ma tahan selle kalakasti nüüd uuesti üle vaadata ja täis panna. Nii, natuke siis räägin ka oma lantidest ja asjadest, mis silma hakkavad. Ma ei tea, mis loogikaga teie oma neid landikohvreid täidate, aga mul on väga umbes. Ma panen enam-vähem samad värvid, panen samma kohta enam-vähem. Need näevad nii ilusad välja, ma tahaks ise ühe ära süüa. Need siin on mu, see ei ole nüüd lemmikland, ma lemmiklandi olen kogemata ära visanud, aga mu enda lemmik siis landitootja on Strike Pro nii-öelda. See peaks olema Strike Pro, täpselt nii, Strike Pro. Nii, selline vennake, mis on ka siis pöörlev lant, aga koos kalakehaga. See on toonud head haugi omal ajal. Aga ma võtan praegu nüüd kõik landid välja enam-vähem. Vaatame, mis siin sektsioonis on. Aha, vaatame sinna pärast poole. Nii, aga alustame siis. Järjekordne Strike Pro lant, aga see on hästi sügav. Üks mu lemmikutest kahjuks ei saa väga püüda kuskil sellega. Kuna liiga sügav on, ütleme Peipsil saaks, aga mina püüan sellistes kohtades, kus on suhteliselt madal veekogu. Nii, siis on, ma eeldan, et kellegile raudselt see lant meeldib, aga niisugune pisike forelli moodi elukas. Proovisin kunagi forelli püüda sellega jõgedest, aga ma ei tea sellest forelli püügist midagi. Ahven ja haug on minu kalad enamjaolt. Ma näitan teile nüüd enda lemmik ahvena lante. Üks on siis selline, me kutsume seda, et kanasita värvi lant. See on siis number 1 või number 2 peaks olema enamjaolt. Minu veekogudes sobib. Paneme siia. Järgmine, kadunud on natuke. Nii, sama lant. Tegemist on sama landiga, number suurem lihtsalt. Number 2 kanasita lant. Sama asi, paneme siia. Siis üks minu vaieldamatult lemmik, millega haugi annab proovida värvi, kuidas siis öeldakse, värvikava või? Igastahes niisugune neonroheline ja kollane ja punane. See nagu ahvenale on meeldinud minu arust. Kõik on Blue Foxi omad siiamaani olnud. Number 2 suurus oli see. Põhimõtteliselt sama lant või ütleme keha on suhteliselt sama, aga see on hõbedane pealmine osa. Nii. Mis meil siin veel on? Väga hea päiksepaistelisi ilma ajal selline pronks koos punasega ja see keha on niisugune must heledamate täppidega. Päiksepaistelisi ilmaga ahvena killer. Siis on mul paar haugi pöörlevat lanti. Number 4 pöörlevad. Ütleme niimoodi, et nendega pole ammu ma kala saanud. Kuigi sellega punase elukaga ma kunagi olen suuremas kogus saanud. Ja mu lemmik ahvena lant haugile ka. Need kus me need paneme? Paneme need siia, mahuvad. Paneme need ka siia, siis on need pöörlevad kõik ühes kohas. Nüüd on siis, ma ei teagi, ütleme, et need on ka tegelikult nii ahvena kui ka haugilandid. Värvikava jälle mulle meeldib kollane, kõhu alt punane. Number 2 suurus. Siin on üks, mis näeb ahvena moodi välja. Number 1 suurus on see. Koos kehaga võib number 1 olla, kui ahvenat tahad püüda. Sellega olen saanud ka. See on number 2 siis. Number 2 sinise kehaga haugi püügiks. Siin kohas, kus mina elan, siin kahjuks meil väga suuri hauge ei eksisteeri väga. Siin on siis veel mingisugused ülejäänud landid, niisugune sassiputra, need ma panen kõrvale praegu. Vaatame, mis nendest saab. Siin on üks veel selline elukas. See ei tundu number 2 olevat, see on vähe suurem. Kurat, nüüd tegin sõlme. See on number 3 vist. Paneme sinu ka siia. Kalamoodi lante, pöörlevad landid. Okei. Siin on mul üks porno hunnik, ma kutsun seda porno hunnikuks, seal nendega ma ei püüa kunagi. Nii, landid, mida ma proovinud ei ole, või ütleme, sellist ahvena lanti ma veel ei ole proovinud, aga see näeb selline välja, mida võiks haug väga hea meelega võtta. See läheb siia ülesse. Ussu, kurat. Ütleme nii, et ülemisel korrusel on need landid, millega varem on kala saadud. Teine asi, selline on mu isa lemmiklant. Isa on saanud väga paljusi kalu selle samaga, kui ma ei eksi. Ei, võib-olla eksin, ma ei tea. Võib-olla oli ikkagi see isa lemmik meie järvedel. Sellega on saanud kala, see näeb väga sarnane välja. Minu arust ma olen sellega saanud. Igastahes, need lähevad pealmisesse riigiks, mõlemad.
see lant on mingisugune suvaline hiinakas. Selle ma tellisin Hiinast koos, ma ei tea, ma ei mäleta palju seal oli, mingi 10 eurost 50 lanti või midagi taolist. Näe, niuksest karbist tulid. Siin põhjas on veel mingisugused alles veel, mida ma ei tea. Ma ei näe mõtet, oi, näe, üks lant on siin põhjas. Ma ei näe väga mõtet nendel, nad ei tundu väga head olevat, ütleme nii. Aga sellega, see oli niisugune huvitava värviga, sellega ma sain. Aga mulle ei meeldi see lant, see on liiga kerge. Nii, mis meil siin veel on? Niisugune huvitav vend, sellega pole ma mitte midagi saanud kunagi. Läheb alumisele korrusele. Paneme ta selle tegelasega kokku, vaadake seda huvitavat lanti. See on siis nüüd Aegviidu juures kohtusin ühte vana meest ja see on tema enda tehtud käsitöö lant ja see vend kinkis mulle selle. Väga lahke ja vinge temast. See on nagu hea õnne lant ja läheb kokku selle poisiga. Äkki annab head õnne sellele landile ka. Siis on nagu väga sügav lant üks, ma ei tea, kuidas see siia sattunud on, sellega ei saa üldse püüda meie vetes põhimõtteliselt. Siis on väga pinnapealne lant, see ei ole mitte midagi toonud. Nii, mis veel on? Kalapoes soovitati, nagu kuldne niuke, nagu koger ja vägev värv tundub. Pole midagi saanud siiamaani sellega. Kahjuks. 3 sellist ebamäärases suuruses vooblerit. Ja ma ei tea, mida nendega teha. Ma ausalt ütlen teile. Nendega ma ei ole saanud kala ja nad on nii väiksed, et haugi jaoks võib-olla liiga väike, ahveni jaoks liiga suur, niisugune ebamäärane suurus. Samamoodi on nendega. Vist see ülemine on mulle toonud isegi kala. Alumine, ei tea hetke momendil. Igastahes lähevad siia. Ai. Ilusti küüne alla, väga mõnus. Siis räägime lusikatest. See on Daredevle lusikas. On vist Daredevle, kui ma ei eksi, mulle peaks näed, Daredevle lusikas. Välismaal väga hinnatud lant, kõik räägivad sellest. See värvitoon ja üks peaks mul veel olema kuskil, aga see on, näed. Ja selline värvitoon, aia. Mõlemad on siis Daredevle omad, et hästi kuulsad asjad, pole ühtegi kala saanud, kummagiga. Aga no, ütleme niimoodi, et enamjaolt ma väga ei püüa nende lantidega, seepärast, et need veed, kus ma enamjaolt siis kala püüan, on kahjuks väikeste kaladega. Selline lant, selle landi, oh jumal, Aldot osad inimesed kindlasti teavad. Aldol on vend ka, venna nimi on Hado. Hado kinkis mulle selle landi, kui me suhtlesime veel tüki 10 aastat tagasi või nii. Ja see on üks ainuke lant, mis mul sellest ajast alles on, kui ma kalal käisin. Ja siiamaani töötab ja toob kala. Väga hea mant. Selle poisi paneme teiste lusikate juurde siia. Nom. Minu vist ainuke rohuvaba lant on toonud ühele haugi. Nägin, haug hüppas veest välja, mulksutas hästi pikalt. Mõtlesin, et rohtude vahel ja mõtlesin, et kurat, kaua ta mässab minuga. Pain selle otsa, tegin ühe viske ja oli otsas see haug. Ka 10 aastat tagasi juhtus. Ei ole kalamehe jutt, mäletan väga hästi. Nii, kus see poiss? Ai, näe, valetan. Selline rohuvaba on ka väga flamboyant. Nii, paneme siia tagasi. Muidugi snipper, clipper, tamiilide ammustamiseks, whatnot, väga hea asi. Mis siin veel on? Natuke kiirkinnitusi. Veel natuke kiirkinnitusi. Üks tross. Nii, siin on see punane poiss. Paneme isa juurde siia. Ja üks karp on tühi praeguseks. Nii, vaatame selle alumise segaduse siit üle. Näe, tühjad kuradi need. Sassipotralandid, ma ei tea. Äkki läheb kellelegi kunagi vaja. Kas siia ei mahu või? Seal oli juba midagi. Seal on niisugused asjad, okei. Siis teeme nii. Siin on niisugused imelikud tegelased. Las nad olla koos siis. Nii, siin on paar pöörlijat. Paneme siia. Väga hea. Mingi beebikork väiksele kalamehele. 3 grammi. Nii, vaata, prahid. Andke andeks, ma ei tea, kas visata minema või? Ma elu sees ei kasuta seda vast, ma arvan. What the fuck, mis asi see olema peaks üldse? See on mingi Jaapani või Hiina mingi värk. Neil on mingi tentaaklid ja asjad. No see näeb isegi inimlik välja. Big one. See oli ka nendega kaasas minu arust. Not sure though. Ei mäleta. Okei. Paneme sinna. Kiirkinnitused. Lilla poiss. Okei, osad on isegi mõistlikud. Roheline omapärane. Ja kõik need ma sain mingi nalja hinna eest. Oi, keegi eelmise aasta Sten mõtles, et tulevikus Steni probleem. Mis oli see? Niimoodi huvitavalt mingi kett on otsas. Esimest korda näen.
3-way swivel. Huvitav. Näed seal jälle normaalne lant, mingi pahn, tühjad landikarbid. Nii, näe, ärge kunagi visake oma tamiili kuskile vette, võtke kaasa, alati. Vanad head kummiluljad. Veel trossi, väga hea. Okay. Siin on lendõnge konksud, paar tükki. Siin on käärid, mis ma leidsin kuskilt. Need on, ma ei tea, kui vanad need käärid on, aga kala asjadega tegelemiseks on väga muidu, nüüd on natuke roostes ja nürid, aga täitsa mugavad asjad. Pole niisuguseid kääre varem näinud kuskil. Mingi väga imelik lant. Ja siis niisugune imelik asi nagu YAM ja biological ensüüm, bioloogiline ensüüm emuleerib siis krevette ja võtab ära negatiivsed lõhnad landilt. Selle raipe ma vahest lasen landi peale. Kunagi mul olid landid, kus see lõhn nagu käis lõpuste taga ja ma ei tea, ma ütleks, et see toimis omal ajal. Ma ei tea, nüüd see on mingi 10 aastat vana, ma ei tea, see lõhn enam ei saa sama olla, ma arvan, et oleks tark ära visata. See 10 aastat vana, see on roiskund juba. Aga nii, viskame asjad tagasi sisse kõik, mis siin käivad. Bum. Tšergi lante peab juurde ostma, näete. Ma olen kõik oma head landid minema visanud kogemata. Ainult 2 tükki on järgi. Nii, need landid paneme kuskile mujale, sinu paneme ka siia. Landid ja kalavarustus on üle käidud, komplekteeritud ja oleme homseks valmis. No põhimõtteliselt mul on tegelikult veel asju. Nendest ei ole mõtet praegu rääkida, kuna me lähme haugi jahtima. Järgmine kord siis võib-olla korgiõngega või põhjaõngega, kui lähme, siis ma räägin veel teistest asjadest. Muidugi alati tuleb kaasa võtta vana hea usaldatav kahv. See käib mul isegi kaasas siis, kui ma käin kilu püüdmas, sellepärast et kunagi ei tea, mis otsa tuleb. Siis kõik kõnnivad mööda mingi arvasid, et tuled hai kala püüdma või. See on nagu hästi suur selles suhtes. Ma saan isegi reti ei tea, mis ma temaga teen, aga see on peaaegu reti suurune, vaata. Kahva peab kaasas olema. Nii, mul on asjad komplekteeritud. Mina lõpetan praeguseks filmimise ära. Ma loodan, et ma homme ilm kõike väga ära ei rikku, sellest praegu vihma meil sajab. Ja et teine osa videost siis olekski juba Käsmu järve ääres äkki. Kohtume seal. Tere kõigile! Viimane videohetk moment oli siis see, kus ma näitasin teile oma püügivarustust haugi püügiks, aga ja lubasin, et lähen Käsmu järvele püüdma. Ilm läks kahjuks täiesti persse ära ja Käsmu järvele ma ei jõudnud. Eile siis mõtlesin, et ootan, äkki on pühapäeval ilusam ilm. Täna on siis pühapäev käes. Ilus sinine taevas, nagu näete, päike paistab ja oleme tulnud isaga koos paadiga Soodla järvele. Viimati käisin mina siin 10 aastat tagasi. Pole ammu käinud 20, jah. Väga ammu ühesõnaga. Ja nüüd mõtlesin, et kurat, lähme katsetame. Äkki on midagi. Siin juba mingi seltskond on. Vähe pidused. Need on vist terve nädalavahetus on olnud praasnik neil, ma arvan. Teevad lõhket ja väga paistes näod on kõigil. Aga lähme vaatame, mis siis vees on igastahes. Madal põhja peal. Vist sain, pane aerud kinni. Vähemalt kahv on vägev. Mis on? Kui on ära? Küll ma su päästan. Nii. Tule, siin on Pühajärve beach party käib. On ju? Нормально. Тут можно, ребята, только на живца. Да как на газоне. Все время трава. Вот так, да.
arvad, et ma jaksan. Taga on, saad 2 käega võtta niimoodi ilusti. Ees on üks niisugune sang. Tule, ega mul parem käsi nii tugev ka nüüd ei ole. Kala me kahjuks ei saanud seekord. Kogemusi saime, targemaks saime, et soodla elussöödaga peab tulema. Isa kusjuures täna proovis elussööta saada, aga keegi ei tahtnud tulla sealt kohast, kus me püüame tavaliselt. Ma sain teada, kus me elussööta saame. Ja seda me ei ütle teile. See on saladus. Aga jah, järgmine kord peaks uuesti kuskile huvitavasse kohta kalale minema, kust kala saab ka, ma ei tea. Mul on nagu dilemma, me oleme mingid väiksed järved kõik käinud siin Lääne-Virus läbi, sealt oleme saanud. Aga läheks siis niisugusesse suurde veekogusse nagu Soodla, et äkki saad mõne suurema haugi ka. Ei, saad aerutada. Aga okei, olge tublid ja kohtume järgmine kord. Tšau!